tere tulemast! Selles lühikeses ülevaates räägimegi sellest, mida täpselt teha, kui teie taotlus Hongkongi alalise elamisloo saamiseks on tagasi lükatud. See protsess võib esmapilgul tunduda päris keeruline, aga me teeme selle samm-sammult teile selgeks. Lähme siis asja juurde. Nii et olete elanud ja töötanud Hongkongis 7 pikka aastat, teinud kõik õigesti, aga saite ikkagi eitava vastuse. Kui see kõlab tuttavalt, siis olete täpselt õiges kohas. See on täiesti arusaadav, et selline uudis teeb meele mõruks. Aga, ja see on hea uudis, see keeldumine ei pruugi olla veel lõplik sõna. On täiesti olemas ametlik ja seaduslik protsess, et teie juhtum uuesti üle vaadataks. See ametlik tee viib meid kohta, mille nimi on isikute registreerimise tribunal. Vaatamegi kolle lähevalt, mis asutus see selline on ja kuidas see teid aidata saab. Mis see tribunalis täpsemalt on? No, mõelge sellest kui sõltumatust kohtulaadsest organist, mis ongi loodud just selliste olukordade jaoks. Nende peamine ülesanne on anda erapooletu hinnang juhtumitele, kus keegi tunneb, et registriametniku otsus ei olnud õiglane. Ja siin on nüüd see kõige praktilisem info, mida teil vaja läheb, see aadress ja telefoninumber, pange need kindlasti kirja, sest see on teie kõige esimene ja olulisem kontaktpunkt kogu selle protsessi alustamiseks. Okei, nüüd me teame, kuhu pöörduda. Aga kuidas see kõik siis päriselt käib? Vaatamegi nüüd seda teekonda algusest lõpuni. Kogu protsess on tegelikult päris selgelt paika pandud. Kõik saab alguse sellest, et teie esitate kirjaliku kaebuse. Seejärel esitab valitsuse pool omapoolse kokkuvõtte, siis pannakse paika istungi aeg, enne mida mõlemad osapooled esitavad oma argumendid. Ja lõpuks toimubki istung, kus tehakse otsus. Nii et see on väga selge ja ette määratud rada. Ja nüüd jõuamegi võib-olla kõige olulisema juriidilise põhimõtteni terves selles protsessis. Sellest arusaamine on teie kaebuse edukuse seisukohalt absoluutselt kriitilise tähtsusega. See ongi see võtmeküsimus. Kes siis ikkagi peab tribunaali veenma, et teil on õigus alalisele elamisloale? Kas teie või valitsus? Seadus on siin väga selge. Ja pange tähele, see on oluline nüanss. Kohustus ei ole valitsusel tõendada, et teil puudub see õigus. Vastupidi, just teie peate tõendama, et teil on see õigus. See on suur vahe. Mida see siis praktikas tähendab? See tähendab, et kogu see koorem, kogu tõendamiskohustus on teie õlgadel. Kujutage ette neid klassikalisi kaalukaussi. Teie pool kausist peab olema laetud raskete ja veenvate tõenditega, et kaalukauss teie kasuks kallutada. Nüüd, kui me teame, et just teie peate oma juhtumit tõendama, tekib loogiline küsimus, kuidas seda kõige paremini teha. Ja see viib meid järgmise väga olulise teemani, kas palgata professionaalset abi. Vaatame korraks seda võrdlust. Kui lähete üksi, siis on see natuke nagu ekslemine juriidilises labirindis. Sa pead ise aru saama reeglitest, koguma tõendeid ja esitama veenva argumendi. Jurist on aga justkui teie isiklik giid selles labirindis. Ta tunneb teed ja aitab teil sihile jõuda. Mida see jurist siis päriselt teeb? Esiteks, nad tunnevad seda süsteemi läbi ja lõhki. Nad oskavad märgata detaile, mis teil endal võivad kohe silma vahele jääda. Ja mis eriti oluline, neil on seaduslikud vahendid, näiteks õigus kutsuda tunnistajaid või nõuda välja dokumente, mis võivad teie juhtumi jaoks osutuda otsustavaks. Okei, päris palju infot lühikese aega. Võtame nüüd kõik need kõige olulisemad punktid lühidalt kokku, et teil oleks selge tegevuskava silme ees. See tabel siin võtabki kõik ilusti kokku. Algatamine, see on teie rida. Teie peate esimese sammu astuma. Ettevalmistus, jälle teie vastutus, koguda kõik tõendused. Istung, mäletate, tõendamiskormis on teil ja esindus, see on küll vabatahtlik, aga nagu nägime, tungivalt soovitatav. Ja kuigi see kõik võib tunduda päris hirmutav, siis pidage meeles, te ei pea seda teed üksi käima. Professionaalse abi otsimine ei ole nõrkuse märk, vaid tark samm eduka tulemuse suunas. Kui te tunnete, et vajate oma juhtumi puhul professionaalset nõu või teil tekkis küsimusi, siis siit leiate kontakti, kust alustada. Ärge unustage, et õige info ja hea ettevalmistus on juba pool võitu. Edu teile!